Filipiini senatis kõlasid just püssilasud ning ajakirjanikud, kes filmisid, jooksid oma elu eest, kui umbes 15 lasku kajasid läbi koridoride. See juhtus tänu senaator Ronald de la Rosale, keda tuntakse ka nimega Pato. Ta oli endise presidendi Rodrigo Duterte ajal riikliku politseijuht ja peamine uimastisõja läbiviija, mis tappis aastatel 2016-2022 tuhandeid filipiinlasi. Inimõiguste organisatsioonide hinnangul on tegelik ohvrite arv ametlikust 6000-st palju suurem ning ohvrite seas olid nii tarvitajad kui ka väikesed diilerid, kes tapeti prokuröride sõnul süstemaatiliste mõrvade käigus. Rahvusvaheline kriminaalkohus avalikustas esmaspäeval de la Rosa vahistamismääruse, süüdistades teda vähemalt 32 inimese mõrvas ajavahemikus 2016 aasta juulist kuni 2018 aasta aprillini. Sama kuritegude ees seisab juba Haagis kohtu ees ka tema endine ülemus Duterte. Kuid kui uurijad samal päeval teda vahistama tulid, tabas turvakaamera de la Rosa, kes jooksis sõna otseses mõttes läbi senatihoone tagumiste koridoride ja trepikodade, et neist eest ära joosta. Ta jõudis senati saali ja sai oma kolleegidest senaatorid kohapeal endale seadusandliku kaitse andma. Sellest ajast alates on ta end hoonesse peitnud. Siis kolmapäeva õhtul, 3 päeva hiljem, postitas ta Facebooki video, kus kutsus oma toetajaid üles füüsiliselt senatisse tulema ja tema vahistamist takistama, öeldes: "Ärge lubage, et veel üks filipiinlane viiakse Haagi." Ja inimesed tulidki kohale. Toetajad hakkasid kogunema senati väravate taha, samal ajal kui de la Rosa veel seestpoolt otseülekannet tegi. Sel hetkel otsustas riiklik uurimisbüroo, et olukord ei lahene iseenesest. Nii ümbritsesid märulipolitseinikud kompleksi, trepist üles läksid automaatidega sõdurid ja siis kostsid lasud.